Räägime edasi antisotsiaalsest isiksuse häirest ning sellest, et tegelikult meil ei ole võimalik tõmmata kindlalt piiri nartsissisti, sotsiopaadi ja psühhopaadi käitumisjoonte vahele. Ehk siis seal on karakteristikuid hästi palju, mis neile kõigile on omased. Ja üks, mis on, kui me vaatame nende emotsionaalset sugust käitumist, siis neil puudub kahetsus ja süütunne. Sealhulgas ei oska nad ka samuti kunagi siiralt vabandada. Ehk siis, kui tema näiteks millegipärast vabandab, siis te kuulete nagu seda põhjus-tagajärg seostamist. No näiteks, tulin koju, näed sa, mu kaaslane oli teisega voodis, mis mul üle jäi, ma pidingi nad ju maha lööma. Ehk siis selline põhjus-tagajärg, niisugune ratsionaliseerimine, see on niisugune hästi omane. Kui tema midagi kirjeldab või põhjendab, siis ongi, et ta pidi seda tegema sellepärast, et keegi teine oli selles süüdi, keegi teine ju provotseeris teda, keegi teine tekitas selle olukorra, et tema pidigi niimoodi käituma. Eks me kõik aeg-ajalt õigustame enda käitumist ja see on täiesti normaalne. Aga nende puhul te näete seda kogu aeg, et teised on süüdi. Tema mitte kunagi. Ja näiteks, kui ta tuleb teile siis vabandama, no see peab küll olema imejuhus, ma ütleksin, aga no näiteks tal on see manipulatsiooni trikina nii-öeldes, et saada teid uuesti sinna konksu otsa. Kui ta tuleb vabandama, siis ta võib näiteks öelda, et mul on väga kahju, aga... Ja siis te kuulete, mida teie tegite. Selleks, et tema pidigi niimoodi käituma. Nüüd, kuivõrd ma olen sellest juba rääkinud, et nendel on see empaatiavõime 0, ütleks mina, siis näiteks üks niisugune märk alati, kui te räägite kellegile mingist kurvast sündmusest, mis toimus näiteks teiega või kellegi kolmanda isikuga, siis te kujutluspildi loote selle kuulaja peas enda jutuga. Ehk siis teie loodud kujutlus, mida te edastate selle loo näol, tekitab teises ju visuaali nii-öeldes. Ja see omakorda mõjutab, kuidas me reageerime. Ehk siis, kui keegi on kurb ja ma näen, et ta on kurb, siis ma ei saa seal kõrval lihtsalt niisamuti naeru lagistada, sest see ei ole lihtsalt võimalik. Aga kuna neil puudub empaatia, siis näiteks selle sama kurva loo peale ta võib ainult ükskõikselt näiteks õlgu kehituda või öelda näiteks, aga ta on ju ise selles ju süüdi, paras neile või midagi niisugust. Ehk siis ta ei taju seda kurbust. Nad ei taju teiste kurbust. Ja nad ei kurvasta, kui nad näevad teisi kurvastamas. Samuti võib olla, et nad võivad mitte osata nutta. Enda pärast suure tõenäosusega nuta. Aga kindlasti teiste puhul see ei kehti. Nii nagu ma olen ka ennem rääkinud eelnevates videotes, on neil väga pinnapealsed emotsioonid. See on, miks pärast neile meeldivad niisugused nagu kõrgendatud ärevust tekitavad, näiteks õudusfilmid või näiteks julmad filmid. Et need, mis teie puhul, kui te olete empaatiavõimeline, tekitavad, et ma ei suuda seda vaadata, ma ei taha seda näha, siis nende puhul see ongi, mis just nagu lükkab seda pulssi natukenegi ülesse, sest eks ole, et tal on vaja niisugust kõrgendatud stiimulit, et ta tajuks midagi. See on, miks pärast te võite neid kohata, tegelemas ekstreemsete, ma ei tea, näiteks spordialadega. Tõsi küll, väga pinnapealselt. Miks pinnapealselt? Sest nad ei ole kunagi julged. Nemad on need, kes kardavad väga oma elu pärast. Ja nemad ei võta nii-öeldes riske. Pigem on võib-olla küsimus, et ta ei taju seda ohtu. Ja ta tunneb seda põnevust eriti näiteks, kui ta saab veel teistele enda
käitumisega põhjustada näiteks hirmutunnet, ütleme, sõidate autos, ta hakkab kihutama, näiteks oli mingi draama seal, ta solvus, nüüd ta kihutab või väljendab oma viha ja ta tegelikult naudib sealjuures seda, mida rohkem te ütlete, et oota, ära kihuta, lapsed on autos, võta maha, me saame kõik surma, ta annab ainult gaasi juurde. Sest et ta naudib seda jah, kui ta saab hirmutada, et see on niisugune huvitav. Siis kalgid, kalgid on nad kõik südametud, ütleme niimoodi. Ja see kalkus ongi, ütleme, mis võib-olla kirjeldatuna sobib kõige paremini nagu määratlema nende suhtumist teistesse. Niisugune kõrkus, mis on, eks ole, seoses selle egomaaniaga, et ma olengi parem ja kalkus, et teda nagu ei puuduta see, mis toimub teistega. Samamoodi võib neil olla ka huvitaval kombel valutundlikkus puudulikult arenenud. Miks see mängib suurt rolli? Potentsiaalne oht valu saada hästi palju distsiplineerib meid. Ehk siis te näiteks ei torma kaklusesse pea ees, kui te nii-öeldes ei ole seda sunnitud tegema näiteks, et kedagi kaitsta. Aga tema teeb seda nagu tunduvalt rahulikumalt, sellepärast, et ta ei taju valu nii tugevalt nagu teised. See on niisugune huvitav punkt, mida see Robert Hare on välja toonud oma töödes. Aga ma olen seda elus kogenud ja näinud, kuidas tõepoolest taolise joontega inimene situatsioonis, kui tal on haav, siis ta ei tunne seda valu nagu nii, nagu ütleme, võiks tunda empaatiavõimeline. Samamoodi on nendel lõhnameel sageli puudulikult arenenud. See ei pea olema 100% niimoodi, aga see võib olla niimoodi. Ja sellepärast on, et miks te võite näiteks tunda, kui ta tuleb ruumi, siis tuleb kõigepealt see lõhnapahvak ja siis astub alles sisse tema. See lõhnapahvak võib olla nii positiivne kui negatiivne, aga see on jah. Ja alati on küll see, eks ole, et kui me näiteks kasutame mingisugust lõhnaõli pidevalt, siis me ise ei taju selle lõhna enam nagu nii tugevalt, nagu teised näiteks. Aga nende puhul see on jah nagu ultreeritud. Ja nagu ma ütlesin, nad vajavad ka siis kõrgendatud stimulatsiooni. Vot see on see, miks pärast näiteks, kui me võtame näiteks sarimõrtsukate näitel, siis tavaliselt nad jäävad vahele tänu sellele, et nad hakkavad ise andma vihjeid. Ehk siis ta ise hakkab nagu söötma ette uurijatele mingeid vihjeid, näiteks paneb kas või ajalehte mingisuguse kuulutuse, mitte seda, et mina tegin seda, vaid nagu mingi vihjega asi. Ja samamoodi näiteks ütleme koolitulistajad kõik, kes on olnud suurte koolitulistamiste taga, mis on väga rängalt väga paljude laste jaoks ja ka täiskasvanute jaoks lõppenud, ka nemad hakkavad ennem andma alati niisuguseid nagu märke välja. Et nüüd ma hakkan seda tegema, näed, nüüd ma niimoodi seda põhjendan, et need on väga erinevad vormid, aga see on jah niisugune tavaline. Ja muidugi, eks see kõrgendatud stimulatsioon, see ongi, et kui ma nüüd annan vihjeid, siis tekibki, et see kassi-hiire mäng läheb nende jaoks veel põnevamaks. Ehk siis ma siiralt arvan, et ma olen nendest üle, on nende mõtteviis, mis on hästi tavaline. Ehk siis ta usub ka teatud mõttes nagu täiesti veendunult, et ta on teistest nii palju üle, et ta võib anda vihjeid ja ta ikkagi on nagu nendest kogu aeg samm ees, et ta ei jää vahele. Et see on niisugune seda, näiteks, et ta nüüd annaks alla väga väikene tõenäosus tavaliselt. Et see on nagu pigem see või, et ütleme, tema sooritaks enestapu niisugust asja, pärast seda, kui ta on teinud midagi kohutavat, et niisugust asja üliharva tegelikult nagu näeb taoliste isikute puhul. Siis selle antisotsiaalse käitumisega
mis on neile veel omanik, on see impulsiivsus. No kui te kuulasite seda naispsühhopaatidest seda loengut, siis seal ma tõin ka välja selles just, et naised suudavad seda impulsiivsust tavaliselt vähem kontrollida kui mehed. Mehed seevastu nagu väljendavad oma seda üleolekut, seda egomaaniat nagu avalikumalt kui naised näiteks. Aga see impulsiivsus iseenesest hakkab hästi palju määrama, kui nii-öelda edukas on siis meil see nartsissis, sotsiopaat, psühhopaat. Miks? Sest et tavaline on see, et kui nad ei suuda oma impulsiivsust kontrollida, siis nad jäävad vahele teismelise eas. Mikspärast? Tavaliselt ongi, et teismelise eas organism toodab peale dopamiini, mis omakorda panebki teismelisi nii-öelda võtma kõrgendatud riske teadlikult. Aga kui ma nüüd, eks ole, ei suuda oma seda impulsiivsust kontrollida, siis ongi see olukord, et ma käitun väga niimoodi nagu, see ei ole spontaansus ega ehedus, vaid see on just see, et ma ei suuda kontrollida oma viha näiteks. Ma ei suuda kontrollida oma ärevust. Tavaline on, et näiteks viha all on väga sageli, et see ärevustase läheb nii kõrgeks ja nüüd tekib nagu kaitsemehhanismina, et minnakse rünnakule. Ja samamoodi on hästi tavaline, et neil on varajased probleemid käitumisega. See on üliharv, kui mõnel neist on tõesti niimoodi, et nii-öelda karistusregister puudub. See on üliharv. See on nagu väga üksikud näited, kui me vaatame näiteks valgekraeliste psühhopaatide puhul, siis seal võib neid olla. Aga muidu jah, tavaline on see, et ei ole. Sest vaata seesama, kui ma oskan või kui ta oskab seda impulsiivsust kontrollida, siis ta ongi väga edukas, sest see hakkab hästi palju määrama, see on suur vahe, mis Adrian Rein ka oma töödes näiteks neurokriminoloogia labor, kellel on juba aastakümneid olnud ja kes on uurinud nende ajusid, et ta toobki selle nagu siukse nagu faktorina välja, et miks siis ühest saab nii-öelda siis pikaajaliselt mitte kättesaadav, väga julm ja kuritegelik isik versus siis nendega, kes siis jäävad nagu suhteliselt ruttu vahele pärast, ütleme, paari julma kuritegu. Siis need varajased probleemid, üks märk kindlasti laste puhul, lastest ma teen eraldi küll veel ühe loengu, aga on see, kui lapsed ilmutavad julmust näiteks loomade, kaasa arvatud ka mänguloomade suhtes, endast väiksemate, endast nõrgemate suhtes, käituvad näiteks ülbelt autoriteetsete isikutega, näiteks õpetajatega, näiteks enda vanematega, hakkavad neile vastu täiesti. See ei ole see, et kui nüüd laps on nii-öelda nurka aetud ja nüüd ta hakkab vastu, vaid see on nagu dominantne käitumine siis nii-öelda täiskasvanud autoritaarsete isikute üle, et see on üks siuke märk. Ja muidugi näiteks, mida tuuakse välja, on just see, et näiteks kui on tulega mängimised, mitte see, et lähme teeme lõket metsas, vaatame, et kuidas lõket tehakse, et oi kui põnev, vaid see on just see, et kui on nagu tahtlikud süütamised, et nagu nautida seda tulejõudu. Ja laste puhul ka veel on, et kui nad käituvad nii-öelda hirmutavates situatsioonides liiga julgelt, kus tavapäraselt nii-öelda see hirmumehhanism hakkab tööle. Ja ohtlike olukordade nautimine, sellest ma juba paar sõna rääkisin ja seal ma ütleksin, et seal taga on hästi palju see, eks ole, et esiteks ta vajab kõrgendatud stimulatsiooni ja teine pool on see, eks ole, et ta tahab, näiteks kui tal on siis teisi, keda ta paneb kartma läbi oma selle käitumise, see on nagu see, aga muidu nad ei ole julged, selles mõttes ta pole vaja nagu eeldada. Ja tavaline on, et neil on täiskasvanuna juba olemas nii kriminaalne minevik, rääkimata siis olevikust. Kusjuures näiteks kui võtta valgekraelised, siis nad võivad seda osata väga hästi varjata, ta on juba ette mõelnud, kuidas moodi näiteks tema registrile juurde ei saa ja nii edasi.
aga need on jah, üks suur nuhtlus ka iga normaalse äriinimese jaoks. Ja sellega ma tänaseks selle lõpetan. Järgmine kord lähme edasi nende elustiili juurde. Nii et kui te seda teate, siis võtke arvesse, need on märgid kõik, mis viitavad, et asjad võib-olla ei ole nii ilusad, nagu teile presenteeritakse ja te oskate nagu neid ära tundes siis olla, panna endal ohulambikesed põlema, et võib-olla see, mis mulle räägitakse, ei ole see tegelik, mis seal taga on.